siin selles loengus vaatame üle siis 2 mikrofoni. Testime neid natuke, vaatame, kuidas nad tehtud on. Ja need mikrofonid andis mulle kasutada ja proovida siis ProGear, nii et siinkohal suur aitäh ProGearile, et ma sain sellise võimaluse, et testida neid mikrofone, sest tegelikult minule neid vaja ei ole. Aga jällegi sellise inimese jaoks, kes võib-olla kaalub täiesti podcastimise alustamist või siis oma jutu salvestamist, siis sellised mikrofonid on ikkagi jube head asjad, nad on väga kvaliteetsed, väga kihvtid ja eriti alustamegi pihta sellest Rode Podcasterist, näete, Rode Podcaster, ta on ikkagi nagu metallist tehtud, ta tundub käes jube mõnus ja ta on valge, nagu te näete ja see Rode NT, ta on siuke odavam, ta on tume, ta on must, aga see Podcaster jah, ta näeb päris nagu seksikas näeb välja. Muideks mõlemal sellel mikrofonil on siin ees on need popfiltrid ja popfiltrid minu meelest saab ka siia külge kuidagi panna veel mingid popfiltrid pannakse siia külge. Aga need mõlemad mikrofonid sisaldavad juba popfiltrid, nii et tegelikult kui sa omale sellise ostad, siis popfilter on siin juba sees olemas, nii et tegelikult sul ei olegi rohkem mitte midagi vaja osta. Ma küll rääkisin pikad jutud ära, mida su statiivi asju vaja võib minna, aga tegelikult jah, see Rode Podcaster tahab saada statiivi. Minul on siin juhuslikult väikene statiiv olemas, see on selline laua peale pandav statiiv, aga näiteks selle NT USB mini, sellel ei oleks mitte midagi vaja, sellel on näiteks selline magnetiga külge käiv alus, nii et sa saad selle vabalt siis laua peale panna, magnetiga päris mõnusalt tuleb, et sa saad selle siis kohe nagu laua peale panna ja hakata ka salvestama. Võib-olla jah, et see üks häda, mida ma ka kuulsin nendelt podcasteritelt, kes siis hindasid neid mikrofone, et hinnanguid on muidugi igasuguseid ja ma ei ole nende kõigiga nõus. Aga üks asi, mida nad ka toonitasid, et ta on nagu nii väike on see alus, et kui ma selle nüüd laua peale panen, siis ta jääb minust väga kaugele. Aga selle mikrofoni puhul on niimoodi, et ma arvan, et siia pigem oleks nagu hea lähemalt rääkida, aga seda muideks vaatame ka kohe järgi, et mismoodi siia oleks siis rääkida. Aga sellele on kindlasti vaja siis statiivi. See statiiv kinnitatakse siia ja USB juhe käib siis siia. Siis on see mikrofoni küljes veel kõrvaklapi auk, nagu ma teile ka rääkisin, niimoodi, et siia saate kõrvaklapi panna ja siit kõrvaklapist saate otse kuulata seda, mismoodi teie hääl kostub ilma viivituseta, sest kui te läbi arvuti hakkate seda kuulama, siis ikkagi võib mingi viivitus sisse tulla. Ja see nupp siin siis timib seda, et kui palju heli antakse, kui vali on kõrvaklappidesse tulev heli. Aga iseenesest jah, tundub äge küll ja muideks ProGeari inimesed teadsid ütelda, et Eesti raadioinimesed pidada seda mikrofoni eriti kõrgelt hindama ja see pidi olema üsnagi nõutud mikrofon. Vaatame nüüd korra siis seda NT USB mini. Et ta on siis mini ja sellest on olemas kui suurem variant siis NT USB ja siin on siis sama lugu, et siin on USB port, siia lükkad USB juhtme taha, teine ots läheb arvutisse, väga lihtne, eks ole. Ja see mikrofon samamoodi käes tundub jube mõnus, need on kõvast nagu metallist tehtud ja ta on siuke raske ja korralik. Mille pärast üldse peab mikrofon olema raske? Muideks, head mikrofonid on kõik rasked ja raske peab ta olema sellepärast, et kui ta on kerge, siis tal kuidagi tuleb siuke plastmassi kõla tuleb juurde. Ja see nagu mingil hetkel ta hakkab nagu häirima, ta mõjub kuidagi odavamalt, aga see rasked mikrofonid kuidagi siis ma ei tea, mida see teeb, aga mul on siuke tunne, et ta ei vibreeri koos sinu suust tuleva jutuga nagu nii, et ta nagu ei kaja siin mikrofoni sees kaasa, vaid ta jääb pigem nagu paigale, ta on nagu tihkem, ta on nagu korralikum, ta tundub väga mõnus ja siin see ülemine osa on samamoodi siukene ilmselt mingi metall või on siis mingi plastmass, ma ei tea seda ja see pole ka tähtis, sellepärast et mikrofon peabki, seda sorti mikrofon peabki olema selline, et sa ostad ta ja paned tööle ja töötab ja korras, et sa ei pea hakkama seda timmima. Aga paneme siis mikrofonid külge ja räägime ja kuulame, mis häält nad teevad. Nüüd te siis kuulete Rode Podcasteri häält ja ma ei oska nagu selle põhjal nagu praegusel hetkel mitte midagi ütelda, aga ma kuulen kohe ära selle, et see hääl on natukene teise kõlaga. Üks kindel parameeter on siin see, et tema helinivoo on hästi vaikne, et ta tahab nagu hästi kõva sükest võimendamist saada. Nüüd ma korra lasen siin seda heli siis ilma töötlemata.
nüüd on siis heli otse mikrofoni seest ilma töötlemata, ma pole siia midagi juurde pannud, ma pole seda valjemaks teinud, aga kuulete, et on ju nagu vaiksem, eks ole, mis tähendab seda, et järelikult tuleb hilisemas töötluses seda natukene valjemaks keerata. Kontrollime, kuidas siis popfilter töötab, ütleme, et puhub tuule ja nagu näha on, siis tõepoolest ta ikkagi vaibutab neid, aga omajaguga laseb kuulda. Nii, selline oli siis Rode või siis Röde, õigemini Röde podcasteri hääl täiesti toorelt. Aha, üks asi veel. Muideks siin kõrval, praegult teie seda ei näe, näete siin kõrval. Kui ma seda mikrofoni vaatan, siis ma näen väga otse selgelt, et aha, tuli põleb, mikrofon töötab. Aga kuulame nüüd siis seda teist mikrofoni Rode NT USB Mini. Nüüd ma siis räägin Rode NT USB Mini mikrofoni sisse ja see mikrofon on siin all muideks. Tagantpoolt tundub üldse, et on nagu mingisugune selline, nagu oleks ära läinud, aga jah, et kui ma nagu hästi lähedalt räägin, siis ma peaksin ennast nagu hoidma ja tõepoolest heli kvaliteet on vähemalt see, mis mulle siit nagu kostub otse nendest kõrvaklappidest, on väga muljetavaldav, väga mõnus. Nüüd, kui me vaatame seda alust, mis tal on, siis tegelikult siit, seesama mikrofon salvestab, siit saab ära võtta selle kumminublu ja saab ta täpselt samamoodi panna statiivi otsa ja see üleminek on olemas niimoodi, et ta võib sul statiivi otsas olla ka niimoodi, näed, need jäävad ette natuke, jah. Ta saab sul statiivi otsas ka niimoodi olla, niimoodi, et statiiv võiks näiteks olla sul töölaua juures niimoodi ja võid näiteks selle painduva käe moodi selle statiivi osta ja siis sa saad ta endale nagu suu ette panna. Aga kui sa ta laua peale paned, siis mul on natuke selline tunne, et see mikrofon tahab saada eriti seda, et sa räägid tast lähedalt temasse. Ma ütlen siis paar sõna ilma töötamata, et te saaksite mõlemat võrrelda. Kui Arno isaga koolimaja jõudis, olid tunnid juba alanud. Ja nüüd lähemalt. Kui Arno isaga koolimaja jõudis, olid tunnid juba alanud. Ja Rode podcasteri proov siis lähedalt. Kui Arno isaga koolimaja jõudis, olid tunnid juba alanud. Kui Arno isaga koolimaja jõudis, olid tunnid juba alanud. Mul on natuke selline tunne, et see mikrofon summutab müra paremini, aga ma ei ole ka selles täiesti kindel, aga mul on natukene selline tunne. Nii et tal on hoopis teine kõla, aga eks te ise otsustate, kumb kõla teile meeldib. Kui Arno isaga koolimaja jõudis, olid tunnid juba alanud. Kui Arno isaga koolimaja jõudis, olid tunnid juba alanud. Ja siin prooviks üks selline mikrofon. See ei ole USB mikrofon, see on tavaline mikrofon, seda kasutatakse laulmiseks enamasti, aga lihtsalt prooviks teile, kui Arno isaga koolimaja jõudis, olid tunnid juba alanud. Ja kaugemalt, kui Arno isaga koolimaja jõudis, olid tunnid juba alanud. Ma kuulasin nüüd siin vahepeal neid salvestusi, mida ma siin teinud olin ja selgub, et see heli, mis tuleb kõrvaklappi, sellest kõrvaklapi väljundist on natuke teise profiiliga kui see, mis tegelikult hiljem salvestatakse. Tegelikult hilisemal salvestamisel nad olid võib-olla natuke rohkem sarnasemad. Aga minu selle e-kursuse soovitus siin praegult on vaieldamatult Rode NT USB Mini. See mikrofon nagu minu meelest ta nagu õigustab ennast rohkem eriti selles profiilis. Me ei räägi siin mingisugusest professionaalsest raadiosaate tegemisest, me ei räägi siin mingisugusest, ma ei tea, et nüüd hirm kvaliteetselt on vaja. Aga sellisel puhul, kus sa ise salvestad, sa tahad võimalikult kergesti, võimalikult kvaliteetse hääle kätte saada, siis ma arvan, et see mikrofon on sobilikum ja siia saab samamoodi statiivi külge panna ja saab seda igatepidi, nii et minu valik on see, aga minu valik ei tähenda tegelikult mitte midagi, see on praegult siin selle proovimise käigus tegelikult, kui ma võib-olla mõlema mikrofoniga 3 kuud teeksin podcasti ja asju, et võib-olla siis ma saaksin mingi parema tulemuse ütelda. Aga see pole tähtis.
meil ongi tähtis saada rääkima, saada aru, milline mikrofon, kuidas töötab. Mikrofonidel on vahed sees, neil on erinevused ja iga mikrofon töötab natukene teistmoodi. Selle mikrofoni eripära mulle tundub ka see, et ta töötab lähemalt paremini ja kui see kaugemale panna, siis ta võib-olla võtab väga palju ruumi kaja peale. See on ilmselgelt tundub natukene lihvituma heliga, natukene töödelduma heliga, natuke vaiksema helinivooga, aga samas tal on ka mürasummutus on natuke parem nagu. Vähemalt see mulle niimoodi tundus. Mina igal juhul selliseks otstarbeks, nagu ma siin kursusel käsitlen, ostaksin selle Rode NT USB Mini. Järgmises loengus vaatame siis õrnalt üle selle, et kuidas GarageBandiga seda juttu salvestada ja püüame ka natukene töödelda seda heli hästi vähe. Ja ma võtan salvestamiseks selle sama Rode NT USB Mini mikrofoni.